Anton Hansen Tammsaare on niisugune kummaline kirjanik, keda on kogu aeg austatud ja respekteeritud, seda ka nende okupatsioonide ajal. Ja mina olen ausalt öeldes nüüd selles Nõukogude koolis üles kasvanud ja meil oli ikkagi, Tammsaare oli kõige tähtsam kirjanik seal kogu selle Eesti kirjanduse ajaloos ja siis me muidugi seal analüüsisime neid tema teoseid ja muidugi siis toodi seal välja, et seal tööd tuleb teha ja armastus ja mis tuleb töö ja armastuse seos ja kõik need asjad on õiged. Nii et minu meelest Tammsaare esimene niisugune voorus algab sellest, et ta, see on kole öelda, suri õigel ajal, 1940, enne siis kõiki neid saatuslikke sündmusi. Nii et tal ei saanud otseselt ette heita mingit niisugust kallutatust, ühesõnaga ta oleks olnud kellegi poolt ja selles mõttes ta on muidugi niisugune puhaste paberitega kirjanik, teine oli minu meelest Eduard Vilde, aga kõik need ülejäänud seltsimehed seal, nooreestlased ja Tammsaare oli ka Noorestiga seotud, aga siis need Tuglased ja Suitsud ja nendel kõigil oli kuidagi moodi mingisugused plekid küljes, aga Tammsaare jah, rumal on ütelda küll, suri õigel ajal, just natuke enne neid saatuslikke juunisündmusi siin. Ja nüüd selle Tammsaare puhul on muidugi see oluline küsimus, et kuivõrd tema nüüd seda Eesti asja kõigepealt peegeldab või kajastab ja kui me tema loomingu natuke lähemalt läheme, siis minule tuli, ma ütlen, oli muidugi kooli kirjandus oli, seal oli Tõe-õigus esimene köide oli vist seal vaja lugeda, aga minule muidugi tema jäi kõigepealt meelde Tõe-õiguse teise köitega, aga mul on siis see, kuidas me ütleme, Mauruse koolilugu. Ja sellepärast, et ma ilmselt olin siis umbes samas eas, samas vanuses, kui ma seda esimest korda lugesin ja need probleemid seal tundsid minu jaoks ilmselt olulised ja siis ma mäletan, et siis oli seal üks niisugune kuulus koht sellest teisest köitest, Ramilda kiri, surmaeelne kiri, mida ma mäletan, Voldemar Panso luges seal Estonia kontsertsaalis, reklameeris seda ja see on mõjuv tekst, see on kahtlematuks Eesti kirjanduse tippteoseid või tipphetk, ühesõnaga see. Ja siis mulle jäi meelde millegipärast esimesest köitest seal, ma ei mäleta, mitmes peatükk see on, seal on üks niisugune karjapoiss. Ma isegi praegu suuda meelde, kas ta on Juku või Kusti või see 4 pühad, esimesel pühal kuulab neid kirikukelli, mis tulevad üle selle soode ja metsade ja rabade maastiku. Ja siis mulle jäi meelde see, et ta ütles niimoodi, et kui minu ema suri, et siis temale löödi ka kellaga 1 kellaga, sest 2 eest ei olnud maksta. Aga nüüd lüüakse 2 kellaga, nagu oleks surnud 2 ema korraga. See on üks niisugune koht, mis mulle sellest Tõe-õiguse esimesest köitest meelde jäi. Ja ma olen seda hiljem serveerinud kui niisugust tammsaarelikku ühiskonnakriitikat, ühesõnaga, et on tõesti kirikukellade helistamine ja matused on tõesti seotud sellega, kui palju see maksta jõuad. Minu meelest ma praegu vaatan, ühesõnaga, see on ka absoluutne ristiusu mõnitamine või ühesõnaga eitamine, ühesõnaga see on mingi niisugune absurdsus, ühesõnaga see matuste kirikukellade helistamisest maksmine ja nii edasi. Aga nüüd edasi mind hakkas tegelikult Tammsaare looming huvitama seoses piibliga. Tammsaare nimelt on kirjutanud peaaegu kõik oma teosed mingist piiblist lähtuval motiivil. Tal on 2 näidendit, need on piibli ainelised, nagu meil öeldakse. Siis on tal see Tammsaare Tõde ja õigus. See on tegelikult üks niisugune teoloogiline probleem, mida ta seal tegelikult analüüsib. Esimeses köites ta selle siis serveerib lahti ja 5. köites ta annab vastuse, seal tuleb siis see jutt. Mul jällegi ole praegu meeles, on see nüüd 10. või 11. peatükk, kus ta ütleb, et vana Andres seal kraavikaldal, et on olemas Jumala õigus ja on olemas inimese õigus. Ja siis tuleb see niisugune ilus arutelu
kus siis Andres ütleb, et tema peab oma inimesõiguse juurde ikkagi edasi ja nii edasi. ja no edasi vaat on kõige kummalisem teos minu meelest. Sellest ma alguses aru ei saanud, see Põrgupõhja uus vanapagan. Ja see oli niisugune teos, et no me võime rääkida siin ja räägitakse praegu, et no ta on seal mingisuguseid rahvajutte seal kasutanud, kavalantsust või vanapaganast või mis iganes. Aga see on tegelikult üks niisugune otsene paralleel Uuele Testamendile. Uues Testamendis piiblis räägitakse, kuidas Jumal saab inimeseks Jeesus Kristuse näol. Aga nüüd Tammsaare tema väidab seal vastupidi, et kurat või pagan saab inimeseks Jürka näol. Ja minu meelest Eesti kirjandusteadus absoluutselt seda ei ole kunagi rõhutanud, et see niisugune omapärane niisugune versioon Uuest Testamendist, no kus ta tegeleb ikkagi otseselt Jumala ja kuradi või saatana kujuga ja no see Jürka me võime siin palju arutada, et mis ta on ja ma olen täitsa selle poolt, et seda Jürkat võib tõlgendada ka kui proletariaadi esindajat, kes seal no ütleme 1940 aastal hakkas mässama ja kavalantsusid või selle antsu sinna hunnikusse viskas ja see kõik on õige. Niimoodi saab küll, aga no minu meelest asja tuum on ikkagi otsene niisugune teoloogiline, no ma ei ütle, vaidlus või mingisugune vastandamine, ühesõnaga see jumalaks või ühesõnaga jah, see inimeseks saamise teemadel. Ja seal kunagi muidugi ei räägida Jeesus Kristusest, aga seal, see Jürka seal suhtleb, kui me loeme neid kõiki teksteid seal Peetrusega ja kellega veel ta seal suhtleb. Ja vaat see on üks niisugune asi, mis mind huvitama hakkas, ma ei mäleta, millal see nüüd oli täpselt. Ja siis tulid muidugi need teoloogilised aspektid, et seal tões ja õiguses ikka räägitakse kogu aeg mingisugusest niisugusest teoloogilisest vaatepunktist lähtudes. Inimese õigus ja Jumala õigus ja siis kõik need Pearud ja Andresed ja no kõik need on kuidagi moodi niisugusele Vana Testamendi alusele taandatavad seal siis Indreks ja tuleb ka mingisugune Jeesus Kristus seal, see on teises osas, kui ta selle Tiina seal jalule aitab või Tiina terveks teeb ja nii edasi. Nii et minu meelest nüüd, ma ei taha üldse rääkida sellest, kas Tammsaar oli ateist või ei olnud. Ma ei oska selle kohta midagi ütelda, aga ta oli nüüd ilmselt selle kristliku kiriku suhtes kaunis kriitiline. Ja see minu meelest on täiesti õigustatud, sest see ristiusu kirik, nagu ta praegu tunneme, et ega sellel, ütleme ausalt, ära Uue Testamendiga mingist suuremat seost ei ole. See, mida Jeesus Kristus rääkis, mida apostel Paulus kirjutas, need on hoopis teised asjad. Ja praegune see kristlik kirik, mis ta nüüd on, mis ta siin räägib, et palvetage ja tehke saate üldseks ja kõik. Eks seda ei ole kusagil seal Uues Testamendis otseselt öeldud, see kõik on niisugune, ma ei oska ütelda, ma ei taha ka nüüd olla mingisugune eriline kirikukriitik siin. Ja vaat siis on veel üks asi, mida ma Tammsaarust nüüd eriti olen jälginud. Vaat see on nüüd tema see venemeelsus või venelus. No me alati räägime, see on meie nagu rahvuskirjanik, et vaat Andres ja kes seal veel Pearu ja Indrek, et need on kuidagi muidu õiged Eesti mehed. Aga minul tuleb alati selle juurde vähemalt viimased siin paarkümmend aastat Dostojevski looming. Ja minu meelest nüüd see Tammsaar on tõesti üks niisugune, nüüd ma pean vist vabandama, vene kirjanduse ideoloogia tooja eestikeelsesse kultuuriruumi. Ja see algus on ikkagi tõesti Tammsaare kiindumus Dostojevskisse. Me võtame kas või need kaks pealkirja, Dostojevski kõige kuulsam pealkiri on Kuri töö ja karistus. Puht juriidiline pealkiri, Tammsaare Tõde ja õigus. Need on niisugused, näiliselt niisugused juriidilised pealkirjad, aga nüüd see, mida Tammsaar seal räägib, see Jumala küsimus, igavene inimene ja kõik. Need on tegelikult vene kultuurist 20. sajandi alguse vene kultuurist võetud mõisted, ütleme niimoodi paradigmad. Seal me praegu nendest eriti palju ei tea midagi. Vene kultuuris olid seal Jumala otsjad ja Jumala ehitajad ja olid seal ka Gorki ja isegi Lunatšarsk ja kõik nad olid sinna kuidagi moodi segatud. Ja vaat minu meelest nüüd, meil püütakse alati rääkida, et Tammsaar oli kuidagi moodi Skandinaavia kirjanik, et ta siin
no Kõrboja peremus, et see oli kuidagi mingi Skandinav talurahva romaan. Aga minust kogu see Tammsaare ideoloogia, see inimese jumala suhe, et see on tegelikult ikka täiesti niisugune vene ideoloogilise maailma ülekandmine eesti keelde, Eesti tegelastesse ja nii edasi. Nii et no ma muidugi võin öelda, et ma olen tõesti võiks seal saksa või rootsi kirjandusalal, aga ma arvan, et niisugust asja seal nüüd ei olnud, et ikkagi see tõe ja õiguse probleem. No see muuseas on puhtalt Uuest Testamendist võetud, seal räägitakse selgelt olenevalt tõlkest nüüd tõest ja õigusest ja kus need asjad kõik on. Ja nii et minu meelest nüüd Tammsaar on üks niisugune probleem, mis ka tänapäeval kestab. Praegu nüüd temast nii palju enam ei räägita, aga minu meelest üldse kogu see Eesti-Vene kultuurisuhete probleem on meil kuidagi tagaplaanile jäänud. Meil räägitakse, et meil ei ole midagi ühist nende venelastega, et mis nad tulid ja tegid. Tegelikult on kogu see, eks see on lõppu ka, sain alguse kirjandus, vene kirjandusega seotud. Ma räägin ka Tuglasest ja Noor-Eestist ja nii edasi, nii et siin Tammsaar lihtsalt on võib-olla see kõige suurem esindaja. Ma ei tea midagi selle kohta halba ütelda, aga ma ütlen lihtsalt, et see on üks niisugune täiesti valgustamata aspekt Tammsaare ja siis selle vene kultuuri suur. Tammsaare sai ju tegelikult venekeelse hariduse, ta oli ju, ütleme ausalt, ära siin selle vene modernistliku kirjanduse mõju oli see siis Dostojevski või mõni teine seal. Nii et minu meelest need asjad on praegu niisugused, millest praegu ei räägita. Kuidas me ütleme, et Tammsaar oli nüüd mingi venemeelsuse esindaja siin. Aga ma arvan küll, et kui me hakkame neid juuri vaatama, et ega siis Tammsaare seal on ikkagi peale vene kirjanduse neid eriti suuri esindajaid ei ole. Ongi nii, et ma arvan, et Tammsaare väärib edasi uurimist ja muidugi niisugust uurimist, kus on siis need, kuidas me ütleme, ideoloogilised piirid või need on lihtsalt maha võetud. Me vaatame asju objektiivselt, mis olid Tammsaare suhted vene kirjandusega. Ta muuseas on tõlkinud sealt vene kirjandusest kaunis palju. Edasi lähevad siis edasi tuleks kõik need Noor-Eesti seltsimehed seal kõne alla Tuglas, kellel on kõigil ikkagi väga otseseid mõjustusi just vene kultuurisse. See praegu on tõesti, me räägime, et Euroopa ja saame eurooplasteks ja nii edasi. Aga tegelikult muidugi see Euroopa, mida nemad nägid, see oli ikkagi Peterburi ja Venemaa Euroopa.